tulnud. Kuidas selle tänase ürituse täpne nimi on? Tänase ürituse täpne nimi on HNRK või Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse 5. seljaajukahjustusega inimestele mõeldud spordimängud. Kui inimene jääb ratastooli, muutub ta endasse tõmbunuks, ta ei suhtle, aga siin sellel väljakul me näeme täitsa vastupidist suhtumist, nad on kohal, rõõmsameelsed ja tegelevad igaüks oma alaga. Jaa, absoluutselt, et ma arvan, et sport on väga hea väljund, väga hea meetod või väga hea vahend, mis aitabki inimestel kodust välja tulla ja leida uusi sõpru, suhtluspartnereid. Lisaks siis veel muidugi füüsiline tegevus, mis on lihtsalt inimese tervisele kasulik. Loetlege palun üles need alad, millega saab ratastoolis olev inimene tegeleda. Millised alad on täna siin esindatud? Ratastoolis inimene tegelikult saab tegeleda väga paljude aladega. Ilmselt oleks lihtsam isegi nimetada alasid, millega nad ei saa tegeleda. Aga täna oleme välja valinud vibulaskmise, golfi, paintballi, discgolfi, krokati ja siis on meil ka ratastooli vigursõidu võistlus. Iga võistlus eeldab tulemust. Kas siin täna nõutakse tulemusi? Ei, tulemused ei ole meie ürituse fookuses. Fookuses on uute kogemuste omandamine. Et meie eesmärk on siis näidata ratastoolis seljaajukahjustusega inimestele erinevaid võimalusi, kuidas ja milliseid spordialasid neil on võimalik tegelikult harrastada ja tõsta selles mõttes nagu nende eneseusku ja me loodame väga, et selle kogemuse baasilt, mida nad täna siin saavad, nad siis liiguvad edasi ja hakkavad ise võib-olla otsima võimalusi trennides käimiseks ja leiavad endale selle ala, mis neid huvitab. Täna kui palju on kohale saabunuid ja kui kaugelt tuldud? Tuldud on üle Eesti, kohale saabunuid on umbes 20 ringis. Sellel aastal on meil esimest korda üritus ka lastele. Lapsi oli see aasta küll ainult 7 ja täiskasvanuid siis 12-13. Lisaks siis Eesti osalejatele on väga suur osalejaskond ka Lätist. Nüüd siis sellel aastal ja juba ka tegelikult eelmisel aastal oli see nii nõnda. Ja lätlaste või Läti esinduse kohta ütleks veel seda, et see golfi mängimise võimalus on meile avanenud just tänu nendele, kuna Lätis on selline ratastooli golf on väga, väga tugevalt kaugemale arenenud kui Eestis, siis võib nii öelda. Loodame, et areneme selles osas järele. Nii, ja palun tutvustage ennast. Minu nimi on Andres Kukk, olen HNRK kvaliteedispetsialist. Siin Haapsalu taastusravikeskuse õuel on aktiivne tegevus, kes mängib golfi, kes laseb vibu. Millist ala teie täna tegite? Üldiselt olen nad kõik läbi teinud. Vibu lasin, siis golfimäng on läbi nüüd ja siis nüüd vaatab, mis edasi. Peale lõunat hakkab nagu järgmised alad. Küsime, millal te ratastooli jäite? Kui ammu? 2002 maist. Milline oli diagnoos? Täielik selgroo läbimurd. Ometi olete taastunud, olete elurõõmus, aktiivne inimene. Kuidas te leidsite sellise spordiharrastuse juurde? Mina leidsin ühesõnaga Paide puuetega inimeste koja kaudu, siis Invaspordi
selle liiduga seal ja siis sai seal mängudel käia suvepäevad ja sealt kaudu nagu. Milline ala või mis teile enim meeldib? No ausalt öeldes potsa istus nagu kõige paremini, aga ega teised alad on ka, kõiki peab tegema nii, võimete piires. Vaatasin ennist teie golfimängu esimene pall läks ainult mööda, teised läksid kõik märki. No on ju tubli tulemas. Jah, eriti seda arvestades, et esimest korda proovisin, aga tavaliselt on see, et see on see algaja õnn, et ega järgmine kord juba läheb kindlasti kehvem. Siis tuleb juba harjutada kõvemini, et mingit niisugust keskpärast tulemust saada. Tutvustage ennast, täisnimi ja kus linnast? Heldur Raudsepp ja Paidest. Kas Raudsepp on 2 peega lõpus? Jah. And put your dirty. I can do. Personal. Сисся, бро. А сейчас ты будешь просто так бьешь, тебе будет кисть свободная. А это перебил центр, Edgar. Es domāju, see olla oluline. Jaa, selles mõttes, et üks otsiti seda. Väga hea. Teie just lõpetasite oma vibu laskmise, teenisite siin telgis aplausi. Läks hästi? No kui aplausi teenisin, eks siis läks vast, jah. Ma esmakordselt lasin üldse vibu, et poisikeses peas kunagi on vist tehtud pajuvibu, aga kuidas see üldse tänasesse mõõduvõtmis või spordipäeva suhtute? Meeldib see teile? see mõõduvõtt ongi nii kõige olulisem, et siin näed, üks tore päev, et saab üht-teist niisugust alasi proovida, mida pole ennegi proovinud ja mida siis nüüd siin siis vaatame. Hakkab mõni ala meeldima ja võtab tõsisemalt asja ette. Vaatasin praegu 10 vibuga saada, minu meelest see on ikka tõeline kunsttükk. Kuidas see õnnestus? Alge õnn, ma arvan. Nüüd natuke ajalugu tagasi, kui kaua te ratastooli inimene olete? Pool aastat. Sport, mida see teile annab? Ega ma ütlen, ma veel väga ei ole seda ratastoolisporti kuskilt harrastanud, et siin Haapsalu haiglas nüüd nii-öelda taastumise käigus on esimesed käeproovid mingi spordiga ka, et ma jah, siin... Te olete täna veel midagi proovinud? Ei, siin täna on jah, paintballi tulistatud ja golfi proovitud ja noole viset ja tuleb veel discgolfi ja mis siin veel tulemas on üht-teist ja figuurselt. Päritul on Paidest. Jaano Kraav. 2 A-ga. Kraav.